Eesti korvpallikoondisena Janar Talts, et sind on ees ootamas viimane mäng koondise särgis, et ma alustaks intervjuud sellise küsimusega, et kas sa mäletad oma esimest mängu koondise särgis ja kui jah, et mis need eredamad hetked seal olid? Kahjuks eredamalt seda esimest mängu ei mäleta, et tean, et see vist oli Bosniaga ja viskasin võib-olla seal 2 või 4 punktiga, aga niisugused eredamad mälestust selle mängu kohta küll ei ole. Aga küsime siis kogu koondise karjääri kohta, et mis sul on kõige rohkem meelde jäänud koondise karjäärist, kas oli see EM-finaalturniir või hoopis midagi muud? Kindlasti üldkokkuvõttes see finaalturniir, aga kõige eredam mäng on, ma olen öelnud ka, et oli see Bulgaariaga, mis see otsustav mäng oli meil, et saada sinna EM-ile. Et sa oled Kristjan Kanguri ja Gregor Arbetiga aastaid koos mänginud, et aga mäletad sa seda esimest korda, millal nemad korvpallurina sinu teadvusesse jõudsid või millal sa esimest korda said teada, et sellised korvpallurid üldse eksisteerivad Eestis? See on hea küsimus muidugi, me oleme enam-vähem sama aastakäigu mehed, et Kangur on siin natuke vanem, aga me oleme ikkagi noorteklassides juba ikka seal, ütleme, 15-16 aastaselt juba teadsime 11. Aga mida sa nendest meestest mäletad just koondise mängudest, et oskad sa välja tuua nii Arbeti kui Kanguri kõige eredama koondise mängu, mida sina nagu oled näinud oma silmadega? Oh jumal, 150, üle 150 korra siin koos olnud, et Kreksil ja Kanguril on eredaid mänge kindlasti rohkem ja siit mingit üksikuid välja noppida on nagu raske, et ma ütlen ausalt, et ei tule sellist nagu kindlat ühte mängu meelde, et on tublid olnud. Et te kõik kolm olete veel siiamaani oma klubides küllalt suures rollis, et kas liiga vara ei ole koondise särki varne riputada? No eks need selles mõttes, no kuidas ma ütlen nüüd, et eks need mingil määral on see, oleme ikkagi trepist allapoole hakanud tulema, et Kangur siin mängis mõned aastad tagasi veel Euroliigas, aga eks me pingutame niimoodi, kuidas me jõuame. Mida sa ütleksid neile korvpallifännidele, kellel on nüüd hinges on nagu suur kurbus, et teiesugused 3 Eesti korvpalli suurkuju nagu lõpetavad, et kuidas nad edasi elavad? Mis kurbus, et siin pigem tasub olla rõõmus, et tuleb selliseid häid noori ja potentsiaalikaid noori peale, et kes kindlasti viivad selle koondise ja kogu Eesti korvpalli kindlasti veel kaugemale ja kaugemale.